just meil elu. See on perenaine majas, kus me viibime. See on julm ja halastamatu perenaine. Kõik võtab ta enda teha ja kõik teeb ta meile halvasti. Ta hoiab hammastega kinni võimust, et seda lõpmatult suureks paisutada nagu õhupalli 1, 10, 100, 1000 kaupa loobib ta meid ajakõrist alla, et ise lõpmatuseni valitseda. Ei mingit halastust talle, ei mingit halastust. Ainult võidelda ja vastu panna, võidelda ja vastu panna. Kõrvale hoida ei saa. Peitu pole kuhugi pugeda. Kompromissid on ajutised, kavalused. Teist võimalust pole antud. See on ainuke maailm. See on vaenulik maailm. Siin pole põhjust logeleda luksuses või kannatada elu mõtet otsides. Ainult vastu panna, ainult vastu pidada, ainuke valik, ainuke võimalus, ainuke osa, ainus võim, mis meil on. Minu osas ei saa olla osa. Minu osas ei ole osa. See peab olema korraga kõik. Korraga kõik peab olema korraks mu pilgu all, et ma saaksin sellele kõigele öelda, sa mine ela nagu sa elad. Korraga kõik peab olema korraks mu peos. Ma saaksin selle siis vabaks lasta. Linnu. Mitte kaotada kindlameelsust, mitte langeda lootusesse. Meid ümbritseb tühjus. Seda tuleb täita ja täita. Meie sees on hirm. Seda tuleb võita ja võita. Et surmatunnil, kui enam ei jõua, ei oleks see hirm liiga hirmus. Ja tühjuse liiga tühi, kui me tagasi vaatame. Heaolu pole loota. Koguda tuliseid süsi oma pealaele. See on see, mida me võime ja peame. Ebavõrdne võitlus. Mida ma tahtsin? Ma tahtsin teada, ma tahtsin ainult teada, kuidas see kõik oli ja on. Pered ütled. Mida ma neilt tahtsin? Õigus. Ma tahtsin teada, ma lihtsalt tahtsin teada, kas üks neist ei ole Tuhkatriinu. Ei ole, seda ma ei tahtnud. Siis ei oleks see Tuhkatriinu see, kes must kööki ootame. Mida ta must ootama jäi? Et ma tulen ja ütlen talle, et õigus, ma tahtsin lihtsalt see, et ma tahtsin kõik, et mu elukunad saaks alata algusest. Ei ole, ma ei tulnud ju siia läbi tuisu 9 aasta eest või täna või. Tulin, et võidelda võimu pärast. Võim! See tuleb usurpaatori käest ära võtta. Mu abikaasa, ta on vale Tuhkatriinu, ta on vale. Ja kui ma olen selle teada saanud, siis ma võtan võimu ta käest. Ei, mis mõtet? Mis mõtet mul on võtta võimu tema käest, mida tal ei olegi? Tal ei ole ju muud kui ta osa, millest tal endal ei ole mingit aimu ega arusaamist. Ja kui tema käes oleks tõepoolest võim, see tõeline võim, siis olgu seda käes ja ma oleksin temaga. Tulgu ta siis, kus ta tuleb. Ebavõrdne võitlus omakasu püüdmatult ja kaaslastele mõtlemata. Peame olema nagu koolmeistrid, kes endale järjest abilisi kasvatavad ja järjest neid kaotavad. Me ei peata sind, perenaine. Mis jääb meil muud üle? Mis jääb meil siin veel üle? Oi, siin majas on veel perenaine. Tema peab olema see, kes kõike teab. Ja tema võimu ehk tunnustab midagi. Mis jääb meil üle? Me ei peata sind, hea küll, kuid me peame sind kogu aeg häirima. Me ei takista sind, me ei tea, mis sa teed, hea küll, kuid me peame sinult kogu aeg aru nõudma. Tema on ainus, kes oskab vastust anda. Ja tema käest
ma lähen aru pärima ja tema peab olema see, kes kõike teab. Tema käest ma kuulen kõik, mis mul tarvis. Tema käest ma kuulen kõik, mis minul tarvis.